tere! See siin on proovitükk. See on niisugune pisikene mõtteharjutus, mis on mõeldud ainult selle jaoks, et sa saaksid proovida, mismoodi töötab väärtusmaailm, mismoodi töötab reklaamtekst selle väärtusmaailma sees. Ehk siis tegelikult, kuigi see on niisugune väärtusmaailm ja sloogan ülesanne, siis tegelikult selles ülesandes peitub kogu reklaami idee. Ja nüüd, miks ma sellise ülesande annan? Ma räägin siia ette ühe loo. Mina õppisin tegelikult, ma ei ole reklaami mitte kunagi õppinud, no okei, välja arvatud see, et ma 25 aastat reklaamides töötasin, aga niimoodi koolis või nagu ülikoolis, tollel hetkel võib-olla ei saanudki õppida, võib-olla sai, ma ei tea seda, igal juhul ma ei arvanud reklaamides mitte midagi, ma tulin peale ülikooli lõpetamist, tulin siis nagu sattusin ühte reklaamiagentuuri tööle, disainibüroos õigemini siis 25 aastat on ja töötasin erinevates reklaamiagentuuris, aga koolis ma õppisin metallikunsti. Ja nüüd jah, ehteid tegema, sepist ja muud sükest kraami. Nüüd, kuidas õpitakse ehteid tegema õppeehteid? Ei, see ei õpita niimoodi, et tehke nüüd üks ehe. Ei õpita. Kõigepealt, kui sa õpid ehteid tegema, omandatakse töövõtted ja töövõtted omandatakse kopeerides vanu ehteid, rahvusehteid, rahvakunsti. Ja need ei ole mitte suvalised ehted, vaid väga konkreetsed preesid, sõled, mingisugused ketid, erinevad, ehk siis kopeerides ja tehes järele neid, omandades neid töövõtteid, omandad sa selle oskuse, kuidas ise teha ehteid. Ja reklaaminduses on natuke sama asi. Ma annan selle ülesande natuke samamoodi. Muideks keskajal olid Sepa töökojad siin vanas Tallinnas näiteks ka ja olid ka Sepa poisid ja Sepa sellid. Sepa sell oli tunduvalt kõrgem kui Sepa poiss, aga Sepa sell on ka nii kõrge kui Sepp. Ja Sepa sell, selleks, et saada Sepa sellist, sa pidid 12 aastat õppima ja ilmselt ka väljamaal kusagil. Sa pidid tegema üsna mitmeid töid, üsna mitmeid järke ja pidid tegema lõputöö, mille võtsid vastu linnaisad üldse või mingid Sepa Zunfti tegelased, mis olid väga kõvad tegelased. Nii et ja kui sa olid Sepa sell, siis sa nagu harjutused oma tööd olles teiste abiline ja tehes neid ülesandeid, mis sulle ette antakse ja siis alles 12 aasta pärast sa hakkasid ise tegema. See oli nüüd minu kunagisest valdkonnast võetud näide ja siuke hästi deep näide on ja point on selles, et ma annan siin ka üks ülesande, kus tuleb otsida nagu mingi sloogan välja ja kirjeldada juba olemasolevat asja. Ja mõte ongi selles, et sa õpiksid nägema seda nii-öelda kommunikatsiooni siukest suurt puud, kommunikatsioonipuud õpiksid nägema, et kui on reklaamitekst kirjutatud, siis reklaamitekst ei ole kunagi lihtsalt niisama kirjutatud lambist, ta mõtleb midagi välja, vaid see kõik toetub mingisugusele väga sügavale ja väga peenelt orkestreeritud väärtusmaailmale, brändimaailmale, sihtgrupi hoiakutele ja loomulikult on see konkurentsis väga oluline, sellepärast et kui sul on näiteks 2 brändi, siis nad ju peavad konkureerima, aga hinna poolest ei saa konkureerida, tooted on juba ammu ühesugused, vaadake kas või autosid. Näiteks Kia Sorento ja täpselt sama mudeli see Lexus on absoluutselt samasugused, nupud on samade kohtade peal, võib-olla üks on luksuslikum natuke, aga ta sõidab täpselt samamoodi. Täpselt sama tunne on, samad kaamerad, samad asjad, samad ekraanid igal pool, et toodetel enam nii suurt vahet ei ole. See ei ole nagu öö ja päev. Nüüd ongi tähtis see, et aga millist väärtusmaailma üks või teine kannab ja kuidas seda väärtusmaailma edasi antakse reklaamisõnumitega. Nii, küll on tore, et sa siia tulid ja nüüd ma loodan, et sa hakkad lahendama esimest ülesannet. Kui sa oled siia registreerunud, sul peab olema selleks eraldi link, muideks sa ei saa siia niisama registreeruda, jah. Sul peab olema eraldi link, kui sa selle lingi said ja registreerud siia, siis kohe saad sa asuda esimese ülesande juurde. Ülesanded on kokku 3, mitte rohkem, jumala lihtne asi, keki tegu on ju. Ei ole üldse midagi palju vaja kirjutada, aga midagi, natuke on niisugust mõtlemist võib-olla võib-olla natuke peab nagu ajusid murdma ja natuke loomingulisust ja natuke reklaamiteadmisi, vähemalt peab oletama, aga midagi väga jubedat ega rasket ei ole, nii et ja mina annan muideks igale tööle ka tagasiside, siin on iseseisvad tööd, 3 iseseisvat tööd ja ma annan igale iseseisvale tööle ka tagasiside. Kohtume esimeses loengus.